On üks palve, mida palvetavad kristlased üle kogu maailma, sõltumata konfessioonist. Me tahame sellest palvest täna algavas seerias rääkida, mille pealkiri on meie igapäevane palve. Räägime meie isa palvest. Ja minu vestluskaaslaseks on täna Meigo Remmel, kellelt ma tahaks mõned küsimused küsida ja kellega koos selle palve üle vestelda. Tere tulemast, Meigo! Puhas rõõm, Ennike! Jeesus räägib Matteuse evangeeliumi 6. peatükis palvetamisest pikemalt ja seal on arutelu, et kuidas ja kus ja mil viisil peaks palvetama. Mis on need asjad, mida ta ütleb, mis on tähtsad, enne kui me üldse palvetama hakkame? See on huvitav, et Matteuse evangeeliumis 5-7 on Jeesuse kõige tuntum kõne, mäejutlus, kus ta puudutab väga erinevaid eluvaldkondi ja siis selle keskel kuskil ta räägib ka palvest. Ta annab üldised juhtnöörid ja siis ta räägib ka, milliselt võiks palvet sõnastada. Aga kui me võtame Luuka 11, siis me märkame, et Jeesuse jüngrid tulevad Jeesuse juurde, kui ta palvetab, ütleb, õpeta meid ka. Ja seal ta annab väga lühidad juhtnöörid tegelikult, mis on üsna sarnased meie palvega, aga mitte täpselt sama. Nii et ka tekib küsimus, et kas Jeesus õpetas seda palvet mitu korda oma jüngritele või üks kord oma jüngritele, teine kord suurele rahvale. Aga fakt on see, et ta annab päris huvitavaid ja vajalikke juhtnööre. Ma kristlasena kõigepealt mõtlen seda, et need esmased nagu juhised on, et milliselt mitte palvetada. Ja see on väga huvitav, et Jeesus alustab sealt peale Mattuse evangeeliumis, et milliselt mitte palvetada. Ütleb, et ärge palvetage nagu silmakirjalikud. Ja mõnes mõttes sealt tuleb välja see, et palvet ei ole vaja teiste inimeste pärast teha. Palvet on vaja minu ja Jumala suhte pärast. Et palve eesmärk ei ole kuskil väljaspool mind ja minu suhet Jumalaga. Ehkki me teame ju kristlastena ka, kui me läheme kirikusse, et me palvetame ka ühiselt. Aga et see ei ole nagu see mõte, mida tegelikult ta ütleb. Ja teine huvitav mõte, mille ta toob välja, on see, et ärge arvake, et teid kuuldakse teie sõnaohtruse pärast rohkem. Ja see kreekakeelne sõna seal, sõnaohtrus, on tegelikult kasutatakse ka näiteks kogeluse kohta. Mis tähendab, et inimene kordab ühte sama asja kogu aeg ja arvab, et siis äkki on tugevam, eks ole. Ja ma arvan, et me vabakirikutes me kindlasti tunneme ka seda ohtu, et me tahame hästi paljusõnalised olla ja võib-olla mingit asja korrata või siis tuua mingid eriterminid või keeled või mida iganes siis, et äkki siis on vägevam palve, Jumal siis sekkub rohkem. Jeesus ütleb, et ei, et Jumal on teie taevan isa, tema kuuleb niikuinii ja tema teab isegi enne, kui te palvetate. Aga mis on sulle nendes Matteuse 6. peatüki juhistes võib-olla tähenduslik? No minu jaoks ongi see diskussioon väga huvitav, et kui Jeesus ütleb, et mine oma kambrisse, sule uks ja palveta seal, miks me siis avalikult palvetame? Et ilmselt on kohta mõlemil, aga et see palve ei tohiks kunagi muutuda kuidagi näitemänguks. Et me ei tohiks seda teha inimeste pärast, aga inimeste koos ikka võib. Ma olen sama meelt, et ta ütleb ka, et ärge palvetage tänavanurkadel, turuplatsidel. Tegelikult Jeesus ise teeb seda. Et meil on evangeeliumis mitmes kohas, kus ta avalikult teiste inimeste ees palvetab kõvade sõnadega ja inimesed kuulevad, see on isegi kirja pandud, eks ole. Järelikult küsimus ei ole selles, et ei tohiks seda teha, aga küsimus just selle näitemängu tegemises, eks ole, et ma esitlen, kui vaga nüüd ma olen ja võib-olla meie ajastu ühiskonnas on teine probleem, et kui inimene keegi avalikult hakkas palvet nii nagu moslemid kuskil, eks ole, päike aega ploojumine, siis paned palve vaiba maha ja lähed palvetama, et me kardame nagu seda, et me satume kuidagi avaliku häbistuse või halvakspanu alla. Aga Jeesu ajal oli vastupidi, et kes ikka vägevam palveti oli, see nagu ühiskonnas kuidagi sellise eliidi staatuse. Ja see, et mine oma kambrisse kreeka keeles krüpti, mis tähendab, et selline nagu suletud ruum, eks ole, vaikne, kus sa saad olla lihtsalt sa ise. Ja mulle nii imeliselt meeldib see, kuidas see ütleb, et isa, kes näeb salajasse. Mitte ainult, et ta näeb sind selles ruumis, vaid ta näeb tegelikult su südames ka sind, et tema vastab sulle. Nii et me võime öelda, et see, kui Jeesus ütleb mine oma kambrisse, ei võta ära seda, millesse me ka kristliku kogudusena usume, et ühisel palvel on suur jõud, vaid pigem on südame hoiakus asi. Absoluutselt ja me teame ju koguduse inimestena, et kui me tuleme kogudusse kokku ja palvetame mingi asja pärast, sellel palvel on mingi eriline tähendus, kui mitte öelda, et mõju. Ja mulle tuleb meelde, kui oli Kristuspäev mitmed aastad tagasi ja
tuhanded inimesed kogunesid staadionile, et Eestimaa pärast palvetada ja minule anti ülesandeks paluda meie rahva pattud andeks Jumalalt. Ja kui me tuhandete kristlastega koos seda palusime, et see oli peaaegu nagu et võta kingad jalast, see on püha maa. Et kes olen mina, et seda väljenda kõigi teistega koos. Aga ma usun, et Jumal on need asjad tähtsad. Aga kui me nüüd tuleme nende palvesõnade juurde, mida Jeesus ütleb, ta ei ütle, et alati peab palvetama nende sõnadega, aga kui jüngrid küsisid, et kuidas me siis palvetame, siis ta tõepoolest andis ette sõnad, millega palvetatakse väga paljudes kirikutes, millega ma saan aru, et ka need inimesed, kes on elu rasketel hetkedel, kus oma palvesõnad on otsas, saavad Jumala poole pöörduda, siis Jeesus alustab seda nii-öelda palvesoovitust sõnadega meie isa, kes sa oled taevas. Mis mõtteid see sinusse algus teeb? Väga soojad tunded kõigepealt tegelikult. Me teame ju juudi ajaloost ja tegelikult juudi palvepraksisest tänaseni, et juudid palvetasid ka isade Jumala poole või siis Abrahami, Iisaki ja Jaakobi isa Jumala. Aga see on korraga nagu nii avar, et me kõik võime olla ühe taevas isa lapsed. Ja Jeesus ütleb nii ilusti seda välja. Luuke evangeeliumis on veel lakoonilisem. Luuke 11, et isa. Ja me teame seda, eks ole, et seal kreeka keeles on pater, mis võib-olla nagu kuidagi võib-olla kõlab sellist distantsilt, aga Jeesus rääkis oma jüngritega ju arama keeles. Ja seal ta kasutab sõna abba, mis oli üks esimese sõnu, mida üks juudi laps tegelikult hakkas ütlema, nagu meie lapsed ütlevad emme. Ja see on nii intiimne, nii isiklik, et meie isa ja me asetume nagu inimesena võib-olla selle kõige suurema ette, kes selles maailmas on, ja me ütleme talle lihtsalt issi. Aga sinul? Mind on ka kõnetanud see, et Jeesus tegelikult rääkis aramäe keelt ja see aba on tegelikult piiblis ka nagu täiesti märgatavalt seal olemas, et ta kõneleb ja julgustab meid palves oma emakeeles rääkima. Et see on midagi, mis on alati meie südamekeel ja teeb seda niiviisi, et me võime tõesti mitte kõrgele ja kaugele, vaid lähedale selle palve suunata. Ja see annab julgustust, et see on kõikide inimeste jaoks. Ja see, et juudi palvega võrreldes seal ei ole enam Abrahami, Iisaki ja Jaakobi isa Jumalat, kõneleb ka sellest, et see palve on kõikide rahvastele. Et minu jaoks selle mõistmine on olnud väga julgustav, et meie ka, see on eestlaste Jumal ka, kelle poole me võime pöörduda või meie vanemate Jumal, kelle poole me võime pöörduda. Mulle seondub selle eesti keele, eesti kultuuri ja traditsiooniga nagu võib-olla ka see, milles ma võin eksida, aga ma toon selle mõtte siia sisse, et vanades eesti keele piibli tõlgetes ei ole mitte isa, vaid esa, mis viitab sellele, et meie mõiste isast on keegi, kes on enne meid, ta oli esimene ja et me võime oma keeles ka nagu mõista, et me ei ole esimesed selles maailmas. On keegi olnud enne meid, on meie eelkäijad olnud, meie erinevad põlvkonnad, aga enne seda kõike on olnud ka Jumal, et tema juurde me võime minna nii lapselikult. Meie läheme oma elus läbi ju olukordadest esimest korda elus, aga tema on kõike seda enne juba näinud, hooldanud, ta vastab, et selles on tõesti selline midagi Eesti pärast on tegelikult ka selles isas. Aga kui nüüd päris reaalsusele otsa vaadata, siis on inimesi, kelle jaoks ei ole isa kerge öelda, kelle jaoks isa kuvand on kas üldse puudu või on keeruline. Kuidas nemad seda palvet saavad alustada? Väga raske teema ja olles ise väga positiivse isa kogemusega inimene ja see ei ole ju minu loodud, ma lihtsalt sündinud sellise armastavasse peresse ja tohutult armastava isa suhte sisse, et siis mul on väga raske ratsionaalselt seda mõista, aga olles hingehoidlikes vestlustes inimestega pastorina teenides olen ma näinud, et mõnel inimesel isegi see, kui ütlete, sa peaksid kuidagi respekteerima oma isa või mingis mõttes tänulik olema, et sul üldse elu on. Ka see on isa ju kingitus nagu koos emaga, eks ole, et siis see on juba talle liiga palju. Ja ma arvan, et siin tulebki
nagu ikkagi selline jüngerlik õppimine Jumalas ka läbi teha, et Jumal oma paremuses ei ole võrreldav ühegi isaga. Kõik isad on puudulikud. Jeesus ise ütleb seda ka tegelikult Luuka evangeeliumis on ekstra, ta ütleb, et teie isad, kes te olete ekslikud või puudulikud või patused või rikutud, et teie teete häid asju, aga kui palju enam taevane isa. Et sellest me peame ilmselt lahti saama, et me hakkaksime võrdlema. Isegi kui mul on väga positiivne isa suhe, et ma ei tohiks võrrelda nagu oma isa kogemust Jumalaga. Ja Jeesus, ma arvan, näitab seda ka kogu selle jutlusega, aga eriti ka mäejutlusega. Kuidas sina nagu seda näed? Mul on ka kerge seda teha ja ma olen pigem kuulnud inimeste juttusid, kes ütlevad, et neil on keeruline ja noh, võib-olla nendel on kergem öelda meie Jumal, kui neil on raske öelda meie isa. Peaasi, et nad selle suhte loovad ja selles ennast hoiavad, aga mõnikord on raske sellest terminist välja astuda, kui see termini laetus on nii suur inimeste jaoks ja ma arvan, et sellega on hea arvestada, aga kui me sellest palvest räägime, et me ei peaks jääma kinni sellesse omaenda isa kuvandisse. Aga võib-olla aitab siin nagu see, eks ole, mida siis Jeesus ütleb kohe, et meie isa, eks siis kogu selle maailma, kõikide inimeste ja selle algataja looja, eks ole, kõik selle maailma taga olev suurem kui me on. Jeesus ütleb, et kes sa oled taevas, mis viitab sellele, et ta on nii suur, et ka taevas ei mahuta teda tegelikult, et ta on kogu universumi ülene ja kui me tänapäeval me teame, kui suur on multiversum ja lõpuks ikka ütleme, et see on nagu müstiline ja ta suureneb võib-olla veel ja nii edasi, et kui Jumal on nagu transcendentne üle kõikide piiride, et äkki see aitab nagu ka sellest lahti saada, et me võrdleksime teda mõne puuduliku inimesega, olgu ta siis isa või ema või naaber või ma ei tea, ülemus kuskil, et ta on lihtsalt headuse vaim, armastuse vaim selle maailma üle ja tema poole me võime nii intiimselt pöörduda, eks ole, Abba. Aga kas see, kui Jeesus ütleb, et meie isa, kes sa oled taevas, ei loo distantsi temaga kuidagi, et noh, sa ütlesid, et see meie isa on midagi väga lähedast, midagi väga isiklikku, aga taevas on kaugel. Kuidas need asjad kokku käivad? Mulle meenub praegu, kui sa küsid seda kogemus, kui ma olin Nõukogude sõjaväes ja seal oli väga keeruline hetk, kus mind igas mõttes usu pärast kiusati ja siis sa otsid nagu mingitki tugipunkti. Ja ma mäletan, kuidas ma õhtul poen mingi välipeldiku ja aia vahele sinna kitsasse pilus, et keegi mind ei näeks ja tõstan silmad taeva poole ja ütlen siis, et meie isa, sest tema sealt näeb ja ulatub kõikjale. Minu isa Eestis ei saa mind aidata, minu ema kirjad ei ole, eks ole, abiks mulle enam siin. Aga see taevane isa seal oma mõõtmatuses on tegelikult igal pool. Ja seda on, ma arvan, Jeesus ka seesama palvejuhistes ütleb, et te isa, kes näeb salajassegi. Teda ei piira, eks ole, ruumiline, ma ei tea, sein või distants kauguselt. Et ta on ühelt poolt nagu kõike haarav ja kõikjal viibib, nagu teoloogias me ütleme, kõike teadev. Aga teiselt poolt on ta nii lähedal. Ja seda me võib-olla mõistame alles kogemuslikult, kui me oleme sellises olukorras, kus meil ei ole kellegi toetuda ja me saan aru, kas siin on Jumal kohal. Ma kuulen, et sa ütled seda, et see kõrgus ei ole probleem, sest see võimaldab laiust. Et noh, et tänu sellele, et ta on taevas, on ta igal pool ja ulatub meieni samamoodi nagu on selle kaudu lähedane, nagu isa on lähedane. Teoloogias ja filosoofias kasutatakse sõna transcendentne, mis tähendab just nimelt, et ükski piir ei piira teda tegelikult, et kõik inimlikud piirid, ka omaenda mõttepiirid või mõttemustrid või tundeprobleemid, et need ei piira tema lähenemist meile ja meie lähenemist temale selles palves nii isiklikult. Mul on tegelikult üks küsimus veel, mis mul jäi enne küsimata. Ja see on see küsimus, et mis sa arvad, kas Jeesus mõtles selle palve seal koha peal välja, kus jüngrid ütlesid, et õpeta meid palvetama, et noh, et lihtsalt nagu mõnikord meilt midagi küsitakse, me mõtleme koha peal vastuse välja. Või on sellel midagi ka ees, on sellel eellugu, kas Jeesus ise võis näiteks palvetada osaliselt mõningate nende sõnadega enne, kui ta selle jüngritele õpetas? No seda on ju väga paljud piibliuurijad ja ajaloolased uurinud ja nagu enne sai viidatud ka, et juutidel olid oma palved. Jeesus lapsest peale kindlasti palvetas 3 korda päevas seda tefilla palvet, kus on tegelikult analoogsed kohad isegi, tänud, palved, vastused Jumalale.
ja ma arvan, et Jeesus, kui Luuka evangeeliumi järgi võtta jälle, kui ta oli palvetamas, võib-olla ta palvetas oma seda tefillat. Me ei tea, eks ole, aga kus ta tegelikult korraga tuleb sellest palvest välja, ütleb, aga palvetage siis teie nõnda. Aga ta ei korda seda tefilla mõtet. Ta on mingi täiesti teise nüansi, kas või sama, et ta on meie kõikide isa, mitte ainult meie rahva isa, eks ole, või minevikus toiminud Jumal. Aga on ka uuritud näiteks psalm 103, on väga huvitav paralleel, et võib-olla Jeesus palvetas, me teame, et ta palvetas ju psalme ka, juudid palvetasid seda, eks ole, võib-olla ta palvetas antud hetkel seda ja siis ta toob selle nagu välja sarnase mustri, nagu seal, mis psalm 103 on. Ja neid kindlasti neid pakkumisi on tegelikult veel. Et ma arvan, et Jeesus ei loo midagi unikaalset ja kui me vaatame kiriku ajalukku, eks ole, Didache aastast kuskil 100 on ka fikseerinud meie isa palve, et see ei ole isegi aastaks 100 veel täpselt verbaliseerunud. Et meil on Mattuse palve, meil on Luuka palve, meil on Didache palve, nad on kõik natuke erinevad. Et Jeesus võis anda mingeid neid palvejuhiseid, aga et see ei ole täpselt see, et nüüd selles sõnastuses me peame. Ja minu oma vanaisa, kelle kõrval mina lapsena kasvasin meie isa palvet iga õhtu lugedes, et tema oli lisanud sinna ka palve lõppu ühe sõna, et sinu riik vägi, eks ole, on nüüd ja igavesti. Ta ei kasutanud ainult igavesti, vaid pani sinna nüüd. Ja ma olen alles nüüd hiljem hakanud mõtlema, et miks ta selle pani. Võib-olla tal oli tähtis, et Jumal ka nüüd valitseb. Praegu siin kõikide probleemide keskel, mis on. Ja kas siis Jumal ütleb, et kuule, nüüd läks valesti? Ei ole, me anname nagu ise tähendust sellele palvele ka. Aga ma ei tea, mis paralleeli sa oled näinud, sa oled palju lugenud selle kohta. Ma jäin ka mõtlema seda sama, et mina õppisin lapsena ka nüüd ja igavesti, et ma arvan, et see oli üks versioon sellest palvest, mis ka levis, et võib-olla isegi mõnes tõlkes oli see siis teistmoodi varem, aga tõepoolest see ei ole ju sõnades kinni. Ma sind kuulates mõtlesin, kui oluline on, et me ikkagi õpetame ka lastele palvetamist. Isegi siis, kui need sõnad võib-olla on palju keerulisemad, kui nad sellel hetkel aru saavad, et kuskil elus nad ehitavad sellele midagi, võib-olla võtavad osad need palvesõnad ja loovad sellest oma palve edasi, nagu Jeesus tegi selle tefilla palvega või mõne psalmiga. Et võib ju tunduda, et isegi mõnikord mõned lapsed lähevad oma teed ja nad ei palveta igapäevaselt, aga me ütleme, et see on palve, mida võib igapäevaselt palvetada, igasugustes olukordades palvetada. Ja kui laps kasvab üles ja tal on mingid palvesõnad, mida ta oskab üles leida nendel hetkedel, kus oma mõte on otsas, see on ikkagi nii tähtis. Võib-olla ma tohin siia sisse tuua ka laulud, sellepärast, et laulud jäävad veel paremini meelde vahel kui tekstid. Ja nad tulevad koos meloodiaga tihti tagasi. Samas Nõukogude sõjaväes oli nii, kui mul ei olnud piibliraamatut, mul ei olnud nagu ühte kristlast, eks ole, seda üksi seal. Ja Jumal tuletas vahel mõne laulu meelde. Ja siis hakkad seda vaikselt laulu, kuidas need sõnad olid. Siis mõtled, oi, siit tuleb otse kui prohvetlik sõnum mulle praegusel hetkel, mida Jumal tahab öelda. Et kõik see pärand, mida me saame anda kaasa, olgu siis peres või koguduses, on tegelikult kriitilistel hetkedel väga-väga palju pühavaimu kasutada. Ja üks asi veel, et minu jaoks on nii tähtis, et me ei ütle minu isa, vaid ütleme meie isa. Isegi mõnikord ma olen kuulnud, et seda palvet on püütud teha minu isa palveks ja siis ma alati tunnen, et see on selle palve olemuse vastane, et tegelikult selles palves see meie on nii tähtis. Mis vahe sinu jaoks on selles, kas minu isa palve või meie isa palve? No võib-olla jah, mu lapsepõlve kogemus just seal perekonnaga seda õhtupalvet palvetes, ma sain aru, et see Jumal on taevane isa meie kõigi jaoks. Aga täna, olles ka palju maailmas ringi rännanud, ma märkan, et tegelikult on kogu maailma Jumal. Ja ma samastan ennast ka inimkonnana. Ja kui me seal staadionil palvetsime Eesti rahva pattudes, siis tegelikult me samastame ennast ka nende inimestega, kes võib-olla Jumalast ei hooligi. Et me oleme need, kes oleme õppinud ja tundma või kelleni Jumal on juba jõudnud oma hea sõnumiga. Aga on nii palju, kes ei ole, aga me oleme kõik neesama perekond. On isal kadunud lapsed ja on leitud lapsed, eks ole. Me on kuskil seal vahepeal olevad inimesed, et me kõik oleme üks tegelikult tema palge ees ja kõiki ta ootab meid, et me tuleksime. Meie oma kirikus vahel palvetame nii, et me ütleme, et me palvetame ka selle maailma eest, kes ise enda eest palvetada ei oska. Et tegelikult see meiesse me tõepoolest kaasame, mitte lihtsalt kaaskristlusi, mitte lihtsalt oma pered, kellega koos me palvetame, vaid võib-olla ka täna mõnda selle saate vaatajat, kelle palvesõnad alles võtavad kuju. Tema eest on juba palvetatud, sellepärast, et keegi palvetab meie isa palvet. Aga lähme korra edasi sealt algusest. Seal on järgmine rida, mis ütleb pühitsetud olgu sinu nimi.
see on nüüd suhteliselt palju keerulisem asi, kui lihtsalt öelda meie isa, kes sa oled taevas. Mis asi selle pühitsemisega on ja mida see tähendab? See on tõepoolest kummaline, sest kui isegi praegu, kui sa ütled seda, siis kes olen mina, et ma ütlen Jumalale, et tema nimi nüüd olgu pühitsetud. On ju? Et kas ma annan Jumalale korraldusi või ma palun, et see saaks teoks, aga miks ja kuidas mina siis sellega seotud olen? Ja nüüd piibli uurijad on leidnud, et tõenäoliselt juudi inimene seostas seda kohe Hesekieli raamatu 36. peatükk 23. salmiga, kus Jumal oma prohvetile ütleb, et tema nimi on häbivääristatud nende rahvaste hulgas isegi, kes Jumalat ei tunne. Aga miks? Sellepärast, et see rahvas, kes teda tunneb, ei ela tema nime väärilist elu. Ja nüüd Jumal ütleb, et mina tahan oma nime pühitseda, aga teie peate midagi selleks ette võtma. Ja ma arvan, et kui Jeesus seda ütleb nagu järgmiseks asjaks, et jah, et Jumal on meie kõigi isa, me võime julgelt tulla tema juurde ja nii edasi. Aga et mis on see minu vastutus siis? Äkki ma pean elama ka Jumala lapse või Jumala rahva väärilist elu. Äkki me peame teadvustama, milline väärikus ja väärtus on selles, et ma olen selle perekonna liige ja et kas minu elus tuleb välja, et me kõik oleme kuningad või kuninga perest, eks ole, me teame, kui suured skandaalid on praegu maailmas, sellepärast, et keegi kuninga perest ei ole käitunud nii, nagu kuningale kohane. Et mingi niisugune mõte on tegelikult see, et see viib mind tegelikult tagasi lõpuks ka iseenda ette või peeglisse vaatamise ette, kas minu elus on Jumala nimi väärindatud, väärikaks tehtud, eks ole. Aga küsimus jälle ei ole ainult minus, vaid meis kõigis, et me palume ka tegelikult, et see sünniks kuidagi laiemalt kui ainult minu privaatses sfääris. Mis sinu mõtted selles osas on? Ma jään nagu mõtlema selle jutu peale, et mis on siis need asjad, millele tuleks tähelepanu pöörata, kui see on meie vastutus, et Jumala nimi saaks pühitsetud. Mismoodi me siis peaks elama? Ma mäletan, kui ma olin laps, ma tulen kristlikust perest nagu sinagi, siis isa vahel ütles, et ärge palves nii palju kordi seda Jeesuse nime öelge, et see muutub nagu sidesõnaks, et kas see on see, et ma ei kasuta seda ilma aegu või ammugi ma ei kasuta seda jutu sees, et Jumal küll, mis nüüd juhtus, eks ole, et ära üle kasuta, kas see on nime pühitsemine, aga mul on nagu see aimdus, et siin on rohkem kui see, et me lihtsalt Jumala nime ilma aegu suhu ei võta. Ja muidugi sa viitad ju sellele, eks ole, kuidas Mooses küsib, et mis su nimi on, kui nüüd Jumala lapsed küsivad, kes sa oled, et ütleb, ma olen see, kes ma olen ja tema ongi, mina olen, on mind saatnud, eks ole, ja mine räägi seda ja siis tegelikult see muutub nagu selliseks sakraalseks või isegi nagu salajaseks nimeks, mida ei tohi välja öelda ja Jeesuse puhul ka on skandaal, kui ta sageli kasutab seda ma olen väljendit ja nii edasi. Aga ma arvan, et tõepoolest, et see on palju sügavam asi, mida Jeesus tahab öelda. Ja kui me kas või võtame seda sama, see Jahve või see ma olen, eks ole, et Jumal ütleb, et ma olen alati see, kes ma olen, aga kas teie olete alati need, kes te võiksite olla või et meie olemine sõltub temast, tema lihtsalt on, aga meie tänu sellele, et tema on, eks ole. Ja et kas meie oleme kompatiibrid selle Jumalaga ja ma arvan, et siia tuleb ka see inimväärikuse moment sisse, mida ju juudi filosoofias ja juudi eetikas on väga tugevalt öeldud, et meie inimväärikus sõltub ainult sellest, me oleme Jumala näo järgi loodud. Ja kas me näeme teises inimesed, kas me näeme oma rahvas, kas me näeme iseendas nagu seda väärikust, mille Jumal on pannud meisse oma näo joonte järgi. Ja ma arvan, et see ei ole nii palju konkreetsete tegude, kuivõrd see identiteedi küsimus ka, mida ma endas kannan, et ma olengi kuninga pere laps. Ja ma võingi kanda seda väärikust ja on teatud asja, mida kuninga tütred ja kuninga pojad ei luba endale, sellepärast, et nad on sellisest perekonnast. Ma ei taha kuidagi tõsta meid kõrgemale, kui me oleme, aga et ma mõtlen nagu niimoodi nendest asjadest. See on natuke seisus kohustab lähenemine, et kui me ütleme, et me oleme Jumala lapsed, siis me elame ka selle perekonna vääriliselt. Ma mäletan ise nagu, kui eks ole, keegi kasutas mingit koledat sõna lapsepõlves ja isa või ema ütles lihtsalt, aga meie peres niimoodi ei räägi, on ju. Et me saame aru, et me oleme nagu mingi teise väärikusega, et me ei kasuta selliseid koledaid sõnu selleks, et mitte langetada nagu võib-olla selle perekonna mingisugust väärtusruumi või. Mul tuleb meelde, Meigo, sa rääkisid ühest oma toredast õhtusest vestlusest oma lapselapsega, kui te Jumala nime üle arutlesite. Räägi seda lugu veel. See oli nii lahe, jah.
et ma panen vahel oma lapselapsi magama ja kõige vanem lapselaps, kes praegu on siis 6, küsis, aga mis on Jumala nimi? Ja siis ma meenutasin talle seda, et Jumal ise ütles, et ma olen see, kes ma olen. Ja siis see väike poiss nagu mõtleb natuke, ütleb, et ma olen see, kes ma olin. Ma olen see, kes sina ei ole. Ja siis ta kordas veel mitmeid nagu, ta mängis nagu nende sõnadega, kui ma kuulasin teda, siis ma mõtlesin, et selles on nagu sügavam filosoofilised, teoloogilised ideed, kui võib-olla nagu paksus raamatust võib leida, et kui me ütleme Jumalale, et tema on või ta on üle kõige, eks ole, siis ühelt poolt meil ongi nagu seda sama Jumala näolisust. Ja teiselt poolt me ütleme, et tema on keegi, kes on palju suurem, palju kõrgem, palju enam kui mina ja see paneb mind tema nime nagu pühitsusse ja pühaks pidama, eks ole ka, et see on teistsugusus, püha on ju eraldatu või midagi eristuvat, midagi teistsugust. No kui seda vestlust hakata kokku pakkima, siis ühelt poolt palve viibki meid ühendusse Jumalaga, kes on ühelt poolt väga lähedal ja teiselt poolt, nagu sa ütled, midagi täiesti teistsugust. Meie selle seeria nimi ütleb, et palve peaks olema igapäevane ja võimalikult, me võime palvetada ka nende Jeesuse õpetatud sõnadega igapäevaselt. Mida sa ütleksid meie tänastele vaatajatele, et miks ikka peab igapäevaselt palvetama? Võib ju küsida ka, et miks me hambaid peseme iga päev. Miks me vajame vett iga päev, eks ole. Võib-olla toiduga saame veel hakkama, mõni päev ei söö. Aga on mingid eluliselt vajalikud asjad. Ma ütleks ka nii, et kallistust on vaja, naeratust on vaja, kedagi, kes meid armastab. Ja ma arvan, et Jumal tahab olla meie elus osaline. Kui me kordagi ei peatu, ei ütle, et sina oled meie isa, et me kordagi nagu ei teadvusta tema seda ülevust enda üle, et äkki me lihtsalt läheme millestki mööda elus, mis muidu oleks kohal. Ja ma tahaksin selle ka tuua välja, et me tunneme ju Jumalat tänu Jeesusele, kes ütleb väga selgelt välja, et Jumal on meid armastav isa. Ja selles maailmas on väga palju inimesi, kes ei ole kogenud kunagi tõelist armastust, nad ei usu, et keegi neid armastab, nad on üldse armastusväärsed. Ja võib-olla ainult siis, kui me läheneme Jumalale läbi Jeesuse kuvandi ja Piibel ütleb, et Jeesus on Jumala kuju, et me vaatame tema peale ja me märkame, nagu milline Jumal on ja kui väga armastab ta meid, et me leiame ja ehitame uue identiteedi endale, selle Jumala lapseliku elutunnetuse. Ja siis on võimalik seda ka teistele jagada. Meil on midagi jagada sellest, kes me ise oleme. Aga miks sa arvad, et seda võiks palvetada siis iga päev? Mina arvan, et juba sellepärast, et meie iga päev oleks selle tähendusega ja selle rõõmuga ja selle rahuga elatud päev. Mina isiklikult vajan, et ma ärkan hommikul ja ma mõtlen Jumalale ja ütlen, et teeme selle päeva koos. Lähme täna koos teele. Ja seda võib tõepoolest ka igaüks teha, kes palves pöördub, et ta võib oma päevade nii palju juurde leida selle kaudu, et ei tasu jätta vahel. Aga me aeg on täna otsas, aitäh meiega vestlemast ja me jätkame selle palvega, aga tuletame siis üksteisel meelde, et see on igapäevane palve, mis vajab igal päeval meelde tuletamist. Aitäh!